ärkamise teenistuse teisest päevast alates hakkas mu sees kõlama üks salm ja see niimoodi vaikselt tuli ja siis läks kõvemaks ja kõvemaks. Ja ma mainisin seda mõnele, aga mingit niisugust nagu klikki ei tekkinud ja nüüd, kui ma hakkasin mõtlema, või küsima õigemini, et Jumal, et mis see on, millest sa tahad rääkida, siis oli see salm jälle seal. Ja see tuleb Jesaja raamatus, see on 60. peatükk, mis on väga-väga tuntud peatükk. Aga see salm oli see, et sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Ja see on see, mida me kogeme, eks ole. Pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Aga Jumala sõnas on meeletult tähtis. Sinu kohal, nüüd pane käsi siia, ütle minu kohal, koidab Jehova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Ja me oleme ju selle sees praegu olnud juba. Sinu kohal koidab Jehova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. See pimedus, mis eskaleerub ja halvab, mis meie ümber on igal pool, see tekitab meie hinge tasandil sellise tunde, ma tahaks teki üle pea tõsta kuskile nurga taha. Ma ei julge välja ka mitte vaadata, ma olen hästi pisike, ma ei liiguta ka. Ja Jumal ütleb, see esimene salm, mis on 60. peatüki teine salm, mis mulle nagu anti ja mis jätkuvalt kõlas ja ma usun, et see on just ka meie kogudusele. Aga see esimene salm on see tõuse, paista, mulle ei meeldi see sõna paista, ma ütleksin sära. Sest sinu valgus tuleb ja Jehova auhiilgus koidab su kohal. Siin on 2 korda. Jehova auhiilgus koidab su kohal. Ja kui me oleme liikunud juba uude ajastusse, uuele tasandile, ka uutesse võitlustesse ja uutesse strateegiatesse, siis ma usun, et see sõna praegu, ja see on kuidagi nii kohane ka esimese advendi jaoks, sest kui pimedusest tuleb esimene valguskiir, ma mõnikord vara hommikul tööle sõites, peaaegu ei saagi nagu teed vaadata, sest see on nii ilus, mis seal sünnib, siis me peame tõusma ja särama, see auhiilgus on tulemas, ta on juba tulnud siia täna nendes tunnistustes. Nüüd see tõuse, sellel on üllatavalt palju tähendusi ja see on selline nagu primitiivne või algne sõnatüvi, see sõna. Ja kui ma lugesin neid tähendusi, siis ma mõtlesin, et see on nii lai nagu inimeste hulk siin koguduses või meie keskel siin, et ma lihtsalt natukene loen ette neid tähendusi ja kui sa tunned, et miski nendest nüanssidest tabab sind, siis võib-olla see koht on see, kus sa pead ütlema, et Jumal, aga kuidas? Kas ma tahan või siis küsima, et kas ma olen nõus tõusma sellisel viisil? Esimene variant on siis tõuse. Näiteks tõuse ka niimoodi sellise poweriga või tõuse vihasena, sa oled millegi vastu, mulle aitab, nüüd enam ei ole, paned jalamaad, tõuse vihasena. Siis on tõuse väelisena, tõuse väega täidetuna või tõuse, tule lavale, tule sellesse olukorda, tule sellesse pilti. See teine tähendus on seisa. See võib tähendada seda, et seisa ja säilita oma koht, oma positsioon, kus sa oled. Või seisa ja saa nüüd rajatud sellel, millel sa seisad. Või seisa ja pea vastu, pea lihtsalt vastu. Või seisa ja ole fikseeritud. Ära kõigu siia, ära kõigu sinna. Või seisa ja kehtesta ennast. Või seisa ja tõesta. Või seisa ja saa täidetud. Või seisa ja jää püsima. Kolmas on täitu. Kõik see sama sõnatüvi. 4. on tõuse üles või tõsta ennast üles või lase ennast üles tõsta. Ja edasi on tekita tõusmine, sirutu üles, ehitu üles, ergastu,
too esile, pane kokku. Tõuse selleks, et kinnitada ja kinni siduda. Ja ma ei lugenud kõiki ette. Vaadake, milline sisu võib olla ühel väikesel sõnal, mis algkeeles kõlab kuum. Ei midagi rohkem, 3 tähte. Aga ma usun, et Jumal midagi võib-olla ütles kellelegi praegu. Sära. Mida see säramine tähendab? See on ka samuti mitmetahuline sõna. Siin on mitmeid kordi toodud konkordantsis esile, mitu korda on ta siis valgus või särama või valgustama või koidukuma võib ta olla. See võib olla süütamine, see võib olla aulisus. Aga mulle jäi nagu südamele see too esile koidukuma. Too esile koidukuma. Ja need selle valguse kohta mõned, kus on seda sama sõna kasutatud, näiteks 1. Moosese 1.15 räägitakse taeva kehadest. Olgu nad valgusteks taeva laotuses, valgustuseks maale. Selline valgus, selline sära ja nõnda sündis. Või õpetussõnad 4.18, aga õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Kust tuleb see sära? Tuleb meie seest. See tuleb sellest, millega sa oled täidetud. Ja kui me vaatame nagu konteksti Jesaja selle 60. peatüki ümber, siis 59. peatükk, kus Jumal räägib rahva karistusest, kohtumõistmisest rahva üle, see lõpeb tõotusega. Ja seal viimases salmis ütleb Jesaja niimoodi, aga issand ütleb Sionile, üleastumisest pöördujule Jaakobis tuleb lunastaja. Ja niisugune on mu leping nendega, ütleb issand, minu vaim, kes on su peal ja minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, ei lahku sinu suust ega sinu järglaste suust ega sinu järglaste suust. Ja me võiksime jätkata, ma arvan, ütleb issand, nüüdsest ajast alates ja igavesti. See on sõna sinu kohta. Jumala vaim ja Jumala sõnad, kui sina oled pöördunud, ei lahku sinu seest. Ja see on ka osaliselt selle Jumala auhiilguse allikas. Ma olin ärkame teenistustel igal õhtul eestpalves teenimas ja mingil hetkel hakkas mul kuidagi kurb, sest väga palju oli neid palveid, kus inimesed olid lihtsalt hädas oma eluga, kus mingi probleem, mingi haigus, mingi suhteasi, mis iganes, oli nagu täitnud terve ekraani, see isiklik probleem oli nagu seinast seina ja inimesed tulidki suure hädaga, suure murega, sest neil oli vaja lahendust. Ometi mulle tundub, et me oleme praegu uuel ajastul, meil on, teate, asjad käivad uut moodi ja me alles õpime seda. Ja mulle tundub, et need isiklikud lahendused ei ole nüüd need, mis peavad täitma terve ekraani. Need on kõrvalproduktid. Aga me vajame auhiilgust ja mitte lahendust. Sest kui tuleb auhiilgus, siis ma ei tea, täna oli selline tunne, et tahaks lihtsalt trooni ette loiguks sulada ja üldse mitte midagi öelda, et paluks seda, teist või kolmandat. Me ei tohi uppuda isiklike probleemide ja rünnakute sisse, aga see on see kuradi taktika. Ta uputab meid meie enda pimedusse, aga sa saad ja võid liikuda auhiilgusesse ja sealt tuleb lahendus. Vanas testamendis on korduvalt, kui räägitakse issanda auhiilgusest, siis on seal see lause, juhtub ka algus, tehakse midagi, siis oodatakse ja issanda auhiilgus täitis koja. Ja siis oli, kas see oli koguduse telk või see oli tempel,
Ja enne seda rahvas seisis ja ootas ja juhid seisid sageli koguduse telgi või templi ukse ees, kõik ootasid Jumalat. Ja siis ta tuli ja auhiilgus täitis koja. Aga meie oleme Uue Testamendi ajal. Ja Uus Testament ütleb, et eks teie tea, et te olete Jumala tempel. Mis tähendab seda, et me saame paluda, et auhiilgus, et Jumala vaim, et ta tuleks ja täidaks meie koja. Aga enne, nii palju kui Vana Testamendi lood on, te võite pärast vaadata, või Uue Testamendi lood, enne tuleb tempel pühitseda ja puhastada. Tempel tuleb korda teha. Ja seda tehti täpselt nii, nagu Jumal ütles, seda templit korrastati seal. Nüüd, mis on see auhiilgus? See Jesaja 60 ütleb, et see on kardetav, ta on ligitõmbav, ta toob lootust, aga üle kõige ta on nähtav. Jumala auhiilgus on tema kirkus, see on igavine valgus, milles ta elab, see, mis teda ümbritseb, see on tema eriline olemus, mis võib ja sageli ilmneb silmale talumatus kirkuses ja valgussäras. Ja see on selle ligi tulemine. Ja see on ka vägi, see on midagi, mida meil ei ole sõnu, et mõista või kirjeldada, aga me teame, et me vajame seda. Ja eriti vajame me seda pimedatel aegadel või raskete teekondade eel. See oli Jeesus, kes Geetsemanis palvetas, Isa, kirgasta mind, ehk täida mind oma kirkusega, tule ligi, et ma võiksin kirgastada sind. Me ei suuda seda Jumala kirkust või seda auhiilgust tegelikult isegi taluda. C.S. Lewis on kirjutanud raamatu The Weight of Glory, ehk siis auhiilguse kaalukus või see tohutu raskus, raskus on vale sõna, kaal on võib-olla parem. Aga mida me kogeme kõik selles kirkuses on see, minu vend Mart ütleb, et me saame kiiritada. Midagi tuleb üle. Me saame ülekandeid ja Mooses sai ülekandeid. Aga Eelia ei saanud sellisel viisil. Mooses sai niimoodi, et tema pale hakkas särama. Ja Luukas, näiteks jõulusündmuse alguses, Luuka 2.9, on see salm, issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber. Ja nad kartsid üliväga. Ja see on loomulik, et me kardame, sest kui Jumal oma pühaduses on ligi, siis inimene on silmili maas. Nüüd, Iisraeli rännak tõotatud maale on paralleel meie usuteekonnast. See on nagu, ma ei tea, näidend mitmes vaatuses, mida me võime järgida. Ja selles rännakus on see koht, kus nad jõuavad Siinai mäe juurde ja Jumal kutsub Moosese üles mäele. Ja siis, kui Mooses hakkab minema, siis pilv katab. Ja ka nendes koguduse telgi lugudes väga sageli kõigepealt tuleb pilv, mis katab. See pilv nagu eraldab, see pilv nagu kaitseb, aga ta ei lase näha, mis seal sees tegelikult sünnib. Ja ma arvan, et see on mingi varjatud osadus, mingi see koht, kus Jumal ütleb, see on nüüd nii püha, nii isiklik, nii midagi sellist, mida ei ole vaja pealt vaadata. Ja mulle tundus, et kui me täna siin palvetasime ja ülistasime, et siis see pilv tuli. Selle pilve all oli äärmiselt imeline olla. Ja sa kuuled neid palveid ja sa ütled, jah, Jumal, veel ja veel rohkem ja sa ülistad ja lõpuks, kui me seda püha laulsime, siis sa oledki nagu selles, mida sa pead tegema. Nüüd Mooses kuulas Jumala kutset ja läks mäele ja kui ta sealt alla tuli, siis ta palehiilgas, siis ta säras. Ja nüüd see ei olnud, et ta läks lihtsalt mäele. See ei olnud see, et ma tõusin ja teen 2 sammu see minek. Ma uurisin natukene seda mäge.
See on Siinai poolsaarel, seal on üks pikk mäeahelik, umbes 3 kilomeetrit pikk ja selle viimane mägi, mille nimi on Ras Ehsaf-Safe, see on 1994 meetrit kõrge. Arvatakse, et see on see mägi, kuhu Mooses tõusis. Ja selle ees on 2 hästi sihukest suurt laia tasandikku või platood, kuhu siis Iisraeli rahvas oleks saanud nagu leeri asuda, nii nagu nad seal ootasid teda. Ja Mooses pidi minema üksi, rahvas pidi jääma ootama. Ja sageli on see, et alguses peab juht minema üksi. Pilve sisse Jumala ette. Aga praegu, Uue Testamendi ajal, meie saame minna kõik. Me ei pea all leeris istuma. Aga me istume sageli seal leeris ja ütleme, las juht läheb. Las juhid lähevad. Iisraeli rahvas ei julgenud mäele ligidalegi minna, sellepärast, et see, mis sealt tuli, oli välgud ja mürisemine ja pimedus, see oli kohutav. Nad ei julgenudki. Psalm 24, mida täna Daniel luges, ütleb, et kes tohib minna üles Issanda mäele, kes tohib seistada pühas paigas, see, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks, tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. Siin ei ole vahet. Sa tohid minna pühale mäele. Meil on teha enda osa ja kas see tõusmine on sulle otse kui kiire jooks, sest su igatsus on nii suur, või on see sulle sihuke ronimine. Ja mõnikord Jumala püha vaim on su juba püsti tõstnud. Ma mäletan, ma olen erinevaid mäkketõuse teinud ja mõnikord on niimoodi, et sa lähed nagu ühe künkani, sa mõtled, et nüüd varsti ja siis sa näed, ei, siit läheb veel edasi ja siis läheb veel edasi ja ma arvan, et mu enda elus on olnud just sellist nagu pikka mäkketõusu. Aga sa tead, kuhu suunas sa lähed, sa tead, mida sa ootad. Ja selles pikas mäkketõusus on ka puhastuse element, sest Jumala kohtumõistmine meie üle on sageli puhastava funktsiooniga või eesmärgiga. Jesaja ütleb 4. peatükis, kes Sionis säilib ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaüht, kes on eluks kirja pandud. Siis, kui Issand on ära pesnud Sioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast ta veresüü, kohtu ja põletuse vaimuga. Ja Jehova loob kogu Sioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilve päevaks ja suitsu ning leegitseva tulepaistuse ööseks, sest kõigi kohal peab auhiilgus olema kaitsevarjuks ja katuseks, varjuks päevapalavuse eest ja pelgupaigaks ning ulualuseks rajuilma ja vihma puhul. Sioni mägi on sümbol Jumala ligiolust, Jumala ligi tulemisest. Ja Jesaja ütleb siin, et Issand loob pilve kaitseks, päevaseks kaitseks, öösiseks juhtimiseks ja kaitseks ja auhiilgus peab olema kõige kohal. Ja kui meie oleme kinni oma hädades või oma muredes või oma mis iganes valus, siis võib-olla me peame lihtsalt tõusma. Ütlema endale, et nüüd lase ennast üles lükata, kui sa muidu ei jaksa. Ja hakka minema. Seda sama ütleb sõna teisest kohast, ütleb, tehke kõrgeks väravad. Tee lahti ennast, tee lahti väravad, et auhiilgus saaks sisse tulla. Enne kui seda koguduse telki või templit puhastati või rahvas pidi tegema seda puhastustööd, siis tuli tuua lepitusohver, põletusohver ja tänuohver. Meil on vaja mõnikord tuua need ohvrid või paluda seda lepitust, seda tänu, seda üleandmist ja alistumist. Ja siis on kogudus koos, koguduse telgi ees ootamas. See on tähtis, et me oleme koos ja et me ootame koos. Ja see, mis teeb sammu kergemaks, on see, mida ajaraamat ja psalm ütlevad mõlemad. Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja rõõm on tema asupaigas, võimsus ja ilu on tema pühamus. See on see, kuhu me tahame. See on see, millest me elame. Piibel ütleb ka, et Jumala auhiilgus on üle taevaste. Isegi kui sa ärkad sellisesse halli sompu hommikul,
siis Jumala auhiilgus on tegelikult üle taevast ja sa tead seda, kui sa vaatad sinna. Aastaid tagasi, kui siin koguduses väga vähe veel üldse räägiti pühast vaimust ja oli üks ülistuse õhtu, me olime suht äsja tulnud siia kogudusse ja siis oli siin üks Soome eestpalvegrupp või nad rääkisid midagi. Ja siis, kui me olime õhtu lõpetanud, siis üks mees sealt nende keskelt tuli ja ütles, et mul on teile üks salm. Jumal pani selle mulle väga südamele. Ja see oli Sakaria 2. peatükist 4. salm. Ja see kõlas niimoodi, aga mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Jehova, ja auhiilguseks keset teda. See oli see, mis öeldi Nõmme kogudusele, et Jumal ise on tuliseks müüriks ümberringi ja auhiilguseks keset kogudust. Ja siis hakkasid pühavaimu tuuled puhuma, alguses vaikselt ja aina võimsamini. Jumal tahab meid mäkke viia. Mõnikord on vaja küsida, miks ma ei saa tõusta. Ja ma ainult mõned asjad nimetan, ma tõesti tahan nii nagu öelda, et jätame selja taha selle asja, aga mõnikord on meie ekraan lihtsalt liiga täis isiklikku huvi ja meie tempel on Varemeis või Kolikamber. Ja siis on selline tunne, et elu ei ole kena, ei ole hästi, peaks olema, aga ei ole ja me ei saa aru, mis viga on. Prohvet Haagai räägib sellest oma esimeses peatükis ülempreestrile ja ta ütleb niimoodi, nõnda räägib vägede Jehova ja ütleb, see rahvas ütleb, aeg ei ole veel tulnud Jehova koja üles ehitamiseks. Ja prohvet Haagai kaudu tuli Jehova sõna ja ta ütleb, on teil endil aega istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on Varemeis. See koda, siis Jumala koda on Varemeis. Ja nüüd ütleb vägede Jehova nõnda, pange tähele oma teguviisi. Te külvate palju, aga saate pisut. Sööte, aga kõht ei saa täis. Joote, aga janu ei kao. Riietute, aga ei saa sooja. Ja kes teenib palgalisena, see teenib katkisesse kukrusse. Nõnda ütleb vägede Jehova, pange tähele oma teguviisi. Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles. Siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Jehova. Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb. Te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mis pärast, ütleb vägede Jehova? Minu koja pärast. Sest see on Varemeis. Teie aga jooksete igaüks oma koja pärast. Ja see on see, millega meid vaikselt orjastatakse. Meie oma koda, me oleme Joeliga mitu aastat maja ehitanud. Ma tean, kuidas see võtab. Lihtsalt kõik su mõtted võib võtta või mingid muud ülesanded või projektid, mis su elus on. Asjad, mis tõesti jooksutavad sind ühest väravast teise. Ja võib väga hästi juhtuda, et su oma pühakoda on Varemeis. See võib olla üks põhjus. Teine on see, et vaenlane on väga arvukas. Ta teab, et tal ei ole palju aega, tal on uued relvad, tal on teistsugused taktikad. Üks nendest, ja need tulevad esile, kui te oma kodugruppides või palvegruppides nagu jagate, millega te võitlete. Ja üks, mis ikka niimoodi esile tuleb, on selline pikaajaline püsiv rõhumine. Selline, oled maas ja kuidagi üles ei saa ja jõud kaob ära, nagu imetakse sind tühjaks. Või siis on väga suured valed, mis on saanud juurt võtta. Terve ekraan on seda täis. Või on ka Jumalas pettumine ja nurisemine või on täielik vaikus tekkinud. Jumal ei räägi ja sina ei räägi. See võib olla üks põhjus. Kolmas võib olla see, et me ei taha minna võitlema. Ja seda ma tundsin iseenda sees, kui need uued ajad hakkasid tulema. Ma tundsin, et ma olen nii väsinud, ma ei jaksa enam. Kuna ma pean ka tegelema palju inimeste muredega, siis oli selline tunne, et aitab, ma ei taha enam võidelda. Ma tahan oma rahulikku ja ilusat elu tagasi. Ja vot Jumala riigis patriotismiga palju ära ei tee. Aga kui me teame, kes on Jumal ja kui me oleme natukenegi saanud maitsta, mis on Jumala riik ja kui meil on nagu tõde selle kohta teada, siis me saame sellest mööda.
Jumala riik on meie kodu, me tegelikult juba elame selle eelmaitses. Ja mida rohkem Jumalat, mida rohkem igatsust tema järgi, seda kõrgemale me saame minna ja kõiki asju kõrgemalt vaadata. Aga nagu te teate, teistsugust kultuuri omaks võtta on väga keeruline. Ma olen elus kohanud olukordi, kus üks kultuur peab koos eksisteerima teisega või keegi peab nagu sulanduma teise. Ja öeldakse, et kultuurilisel baasil toimuvad muutused on väga aeglased ja ühiskonna toimimist arvestades väga sügavates kihtides. See ei ole kerge. Aga jällegi, Jumala ligiolu tuleb ja muudab. See ei ole see, et meie peame kaevama hakkama kuhugi sügavasse. Me peame avama need väravad ja ütleme, et tule sisse. Ja see, mis meid tõukab omaks võtma, on meie armastus Jumala vastu. See, kui me teame ja kogeme tema armastust ja meie armastus kasvab. Ja Taavet ütleb seda nii ilusti ja Aimar siin väljendas seda kuidagi ka nii otse. Taavet ütleb, Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara, sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu kuival ja põutsel maal, kus pole vett. Nõnda ma vaatasin sind, pühamus, et näha su väge ja su auhilgust. Jälle tagasi auhilguse juurde. Jumal ütleb, on juba öelnud, aeg on täis, tagasiminekut ei ole. Nüüd tuleb sirutuda sinna poole, mis on ees. Võib-olla kiirelt meenutaks seda, et kui Iisraeli see uus ajastu hakkas, siis nemad pidid ka vanast harjunust välja minema ja esimene vaenlane, keda nad kohtasid, oli Amalekkide rünnak, kes ründasid neid, kes olid Iisraeli sellest suurest hulgast, kes kõrbes rändas, ründasid neid, kes olid maha jäänud. Ja Amalekid olid siis sellised nagu valitsev rahvas, neile kuulus suur põhjapoolne ala Siinai poolsaarest ja neid nimetati isandrahvaks, orurahvaks, vaev sügavuses, kiskuv rahvas, ka maiustamise rahvas, lakkumine ja imemine on pandud sinna, kurnaja rahvas, mõõgavõitleja, sõjakas rahvas. Amalekid said Iisraeli põhivaenlaste prototüübiks. Nad ei kartnud Jumalat üldse ja nad ahistasid seda Iisraeli rahvast isegi Sauli ja Taaveti ajani välja ja nad hävitati lõplikult alles 700 aastat enne Kristust, kuigi nad hakkasid kiusama juba kõrberännaku ajal. Ja nende viimased esindajad olid Haaman Estri raamatust ja tema pojad. See oli üks põlisvaenlane. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis igal ühel meist on mingi põlisvaenlane. Me saame vaimse pärandi, mis on positiivne, aga me võime saada ka selle, mis on negatiivne. Ja mõnikord me võitleme mingi asjaga oma elus ja me ei saa ega saa võitu. Ei piisa nagu ühekordsest eestpalvest. Ja see võib olla, et sa oled pärinud mingi vaenlase. Ja nüüd sellest päritud vaenlasest rääkides on meil piiblis eeskuju Taavetist, kes suri voodil Saalomonile, nimetab nimepidi vaenlasi, kes tal jäid hävitamata. Ja nimetab seda, mida need vaenlased talle tegid. Ja ta vannutab Saalomoni, et mine ja õienda arved nendega. Nüüd meie elus mõned vaenlased, millega me ikka ja jälle peame võitlema, on need, keda meie emad, isad, vanaisad ei suutnud võita. Ja see tuleb edasi. Ja siis ei ole muud, kui me peame võtma palve ja eestpalve, vahest ka vabastuspalve ja meie saame öelda, nüüd aitab, selle vaenlasega me õiendame nüüd arved. Aga mida meie teeme ja mida kurat võimendab, on see, et ta ütleb, et sinu loomus on paha. Sina oled halb, sina ei kõlba. Tegelikult sul on mingisugune palju vägevam vaenlane, kes on väga visa ja sa lihtsalt ei tea, kuidas teda lõpuni kinni panna. Nii et võib-olla, ma ise jäin mõtlema, et ma ei ole oma lastele öelnud, et teate, minu suguvõsas need ja need asjad, ema poolt või isa poolt või need ja need asjad on, millega inimesed on läbi põlvkondade võidelnud. Ole ettevaatlik nende asjadega, ära puutu, ära katsu. Kui see koht tuleb, siis jookse ära. Ja neid asju on täiesti reaalseid. Nüüd, kui Amalekid ründasid, siis toimus see kuulus Refidimi lahing, kus Mooses sai taktika Jumala käest
kuidas selles uues olukorras võidelda. Ja ta pidi hoidma oma käsi ilmselt ka koos kepiga kõrgel. Niikaua kui ta hoidis, oli lahing edukas. Niikaua kui käed vajusid, oli Iisrael hakkas kaotama. See on hästi kuulus, sellest on palju räägitud, aga siin oli meeskonnatöö, jälle tuleb esile. Mooses pidi hoidma käsi, see oli juhi rida, et lahing, et rahvas saaks võita. Joosua tuleb esimest korda siin esile. Ta oli noor väejuht, tema pidi valima sõdijad ja tema vajas seda, et Mooses hoiaks oma käsi üleval. Ma ei hakka enam tooma neid selgitusi, te ise teete need ühendused. Kes olid Moosese meeskonnas? See oli perevärk. Kõigepealt Aaron, tema vanem vend, kes oli tol ajal umbes 83 või 85 aastane. Ta oli selline meeskond ka Vaarao ees koos Moosesega. Ja Huur, arvatakse, et Huur oli siis Moosese õemees ehk Mirjami mees. Nemad pidid toetama Moosest. Ehk su kõige lähem perering võib olla sinu kõige ustavam meeskond ja võib-olla peaks olema. Ja nüüd, mida Iisrael õppis sellest lahingust? Nad õppisid seda, et nad pidid järgima Jumala strateegiat, Jumala taktikat. Nad õppisid seda, nad olid enne nurisenud Moosese vastu, kes sa üldse oled ja tõid meid siia surema ja nõnda edasi. Nad nägid taas, et Mooses on juht ja Jumal kasutab Moosest ja see ei ole nende öelda, kes juht on või kes ei ole. Ja Jumal oli see, kes oli öelnud, et ta päästab, et ta viib nad maale ja Jumal teostas selle pääste. Et see oli selline pikk vastupidamine ja esimene näide sellest, aga meie elus ka mõnikord on pikad lahingud. Minu viimaste kuude suve lõpust alates mul on olnud pikk lahing oma parema keha poolega. Kõigepealt läks jalgalt ära ja ma ei saanud käia, esimese kuu käisin karkudega, siis ma ei tea, kas karkudest või kuskilt läks õlg ära ja ühel päeval ma küsisin, et Jumal, mis värk see on, et miks see ära ei lähe, inimesed palvetavad, ma käia ei saa ja mis sa mulle annad või millega ma sõdin või mis ma teen. Ja Jumal andis mulle ühe salmi ja see on see, mida ma kordan ja kui valus on, siis ma lihtsalt ütlen, et nüüd on see salm, tuleb jälle uuesti. Ja see on see, et issand on mu paremal pool, et ma ei kõigu. Ja ma ei kõigu ja ma olen saanud käia ja ma käin, issand on mu paremal pool, jalg valutab, õlg valutab, issand on mu paremal pool ja ma ei kõigu. Marius just palvetas mu eest enne, ma ütlesin, et ma võib-olla ei suuda seista, mul ei ole üldse valus praegu. Aitäh, Marius. Ja, nii et ma hakkan lõpetama. Võib-olla tooks siia juurde veel 2. Korintuse 3. peatükist 18. salmi sellest, mis juhtub auhiilguses ja kuidas see hakkab kasvama. Ja see on see, mis Paulus kogemus on ja mida ta ka annab edasi kogudusele. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda Veiko palvetas täna. Seda teeb issand, kes on vaim. Nüüd mäletate Mooses, kui ta mäelt alla tuli, pani loori ette, et see kirkus, ma ei tea, et ei häiriks inimesi, või ühesõnaga ta pidas vajalikuks seda varjata. Aga kui ta üles Jumala juurde läks, siis ta võttis loori ära. Ta ei läinud looriga Jumala ette. Ja meil võivad olla mõnikord mingisugused loorid ees, kui me läheme Jumala ette ja need loorid võivad olla valuloorid või mingi ajuudu või mingi valeudu või asjad, mida me ei ole selgeks mõelnud, lõpuni mõelnud Jumala ees ja teinud mingeid otsuseid ja liikuma hakanud. Aga Jumal ootab, et me läheks palgest palgesse, nagu Paulus ütleb, kirkusest kirkusesse, ilma igasuguste loorideta. Ja oleksime seal, kuni me mõtleme lõpuni, kuni me tajume lõpuni, kuni me ütleme, jah, issand, see on see, ma olen selle selguse kätte saanud. Kui kogudus sellises pilkases pimeduses, mis kasvab, Jumala mäelt alla tuleb, siis ei ole loori vaja, enam praegu ei tohi loori olla, vaid on vaja, et see auhiilgus hakkaks paistma, sellepärast, et see hakkab tõmbama rahvaid lootuse juurde. Kui millalgi kogudus peab särama, siis praegu. Ja teate, ma olen näinud seda sära, kas või paar viimast Plektrumi saadet,
ühes oli Katri Aaslav-Tepandi, kes andis nii fantastilise tunnistuse sellest, mida Jumal teeb, kes ta on. Teine oli Toivo Tänavsuu, kellele Jumal on täiesti sellise tunnistuse tee avanud läbi selle, et ta räägib lihtsalt sellest, mida Jumal ta elus teeb, kuidas ta läheb. Ja kui kogudus toob esile selle Jumala au, siis Paulus ütleb, et seda on vaja selleks, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkuses, et rahvas hakkaks aduma, et kes on Jumal, kes on Jeesus. Ja Paulus ütleb nii ilusti, me ei kuuluta iseendid, aga me kuulutame Jeesust Kristust issandana, endid aga teie sulastena, kes ütles, pimedusest paistku valgus on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgust. Ja nüüd ma küsin, kas Jumal on hakanud särama sinu südames? Matisel on see laul, et sa südames nüüd pane, see on Anna Haava tekst, kõik küünlad põlema. Kui sa täna veel siin selles pilves ja ligiolus ja ülistuses ei ole hakanud särama, siis tule eestpalvele ja palu, et Jumal, pane mind põlema. Aita mul sinna mäele minna, lükka mind, viska mind, tõsta mind sealt leerist üles, et ma ei jääks istuma ja vaatama, kuidas teised mäel üles alla käivad. Aga ma tahan ka mäele minna. Mäletate, me laulame Ma tõusen mäele, seda Timo Lige laulu. Ja siis selle refrään on see, et las su vaim katab kogu maa. Kuidas see vaim katab kogu maa? Alati, kui me oleme laulnud, siis ma alguses olen mõelnud, et Jumala vaim kuidagi lihtsalt tuleb nagu suur vesi või suur tuul või midagi sellist. Aga neid mõtteid mõteldes ma nagu taipasin, et see tuleb ju läbi meie. Kata Eesti maa oma vaimuga, nagu veed katavad mere põhja. Nii et me ei tohi hakata uskuma saatana valesid. Ja kui sa tunned, et sa ei jaksa ja su hinge maastikul on tormi otsa, siis tõuse leerist püsti, mine mäele. Nüüd viimane asi, mida ma tahaks öelda, ongi see, mõeldes nendele eestpalvetele seal ärkame teenistusel. Seal olid inimesed, kes kogesid, et nad on nõrgad, neid ahistatakse, nad on nõutud, neid kiusatakse, neid rõhutakse, nad ei saa palve vastuseid, nende ihus on surm. Teate, Paulusel on kirjakoht selle kohta. Ja see on seal 2. Korintuse 4. peatükis. Ja ta ütleb seda niimoodi, see aare, see auhiilgus on meil savi asjates, Maarjuse kruus. Et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Ja nüüd kuulake, meid ahistatakse, aga me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, aga me ei ole meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me ei ole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. See on see, kus me praegu oleme. See on see, millised me oleme, need savi asjad, rohkem vähem määritud, haavatud, puruks pekstud võib-olla. Ja ometi see aare on meie sees. Ja me ei tohi vaadata seda savi, vaid me peame vaatama seda aaret, otsima seda aaret, paluma, et see auhiilgus suureneks. Sest Jumal on meid valmistanud oma relvaks ja sellest räägib jälle Sakaaria oma 2. peatükis. Ja seal on üks nägemus sarvedest ja seppadest. Ja prohvet tõstab oma silmad üles ja vaatab, ei näe, seal on 4 sarve. Ja ma küsin inglit, kes minuga rääkis, mis need on. Ja tema ütles mulle, need on sarved, mis puistasid laiali Juuda, Iisraeli ja Jeruusalemma, ehk siis Jumala rahva. Sarv on võimu sümbol. Siis Jehova näitas mulle 4 seppa. Ja mina küsisin, mida need on tulnud tegema. Ja tema vastas ning ütles, need sarved on need, mis on pillutanud Juudat, nõnda, et ükski ei saa tõsta oma pead. Need sepad on tulnud teritama kirveid, et paisata maha paganate sarvi, kes on tõstnud sarve Juuda maa vastu, et seda pillutada. Sarved võivad tõusta, aga Jumalal on sepad. Ja tema teab, kuidas neid sarvi maha lõhkuda. Jesaaja ütleb viimaselt 66. peatükis
ma läkitan nende hulgast pääsenuid siis oma rahva hulgast rahvaste juurde, kaugetele saartele, kes ei ole kuulnud kuuldusi minust ega ole näinud minu auhiilgust. Ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. Palume, et me suudaksime särada, tõusta ja kuulutada. Amen.